Näide, kuidas Ampwise AI tuvastab emailist päringuid ja tellimusi. Selle jaoks olen saatnud enda näidis postkasti ühe päringu, kus klient küsib, tere, mis hinnaga saate pakkuda järgnevaid tooteid järgnevate kogustega. Meie AI tööriist automaatselt kategoriseerib erinevad kirjad, paneb kirja, kas see on päring, kas see on tellimus ja kes on müügihaldur, kes selle kliendiga võiks tegeleda. Järgmise sammuna vajutab kasutaja Ampwise'i nuppu Outlookis, see töötab nii brauseris kui ka desktopi äpis. Esimese asjana tuvastame automaatselt kliendi, ehk siis siin on kliendiks Ampwise Estonia ja automaatselt tuvastame ka kõik tooted, mida klient küsis. Ehk siis, kui klient küsib kindlat tootekoodi, näiteks 4 tükki, siis meie süsteem leiab selle tootekoodi kenasti ülesse. Samamoodi leiame ülesse ka koguse. Teise näitena küsis klient siis enda artiklikoodiga koodi ja meie viisime kokku, et minu ERP-is olev tootekood on siis see, millega ma kliendile seda peaks pakkuma. Ja kolmas näide on siis selline, kus klient küsib kirjeldust ja kui on kirjeldusepõhine lahendus, siis meil on semantiline otsing, ehk siis me teeme teie tootekoodid vektoriteks ja viime kokku siis kliendi küsimuse ja teie artiklikaardil oleva informatsiooni. Ja siin saab siis lõppkasutaja teha valiku, et kumba toodet see klient viis küsida, et siin oli nii grillsüsi GrillApp kui ka grillsüsi GetRed, siis 59% tõenäosusega võiks toode olla grillsüsi GrillApp. Kui ma selle peale vajutan, tehakse see seos ja järgmine kord, kui klient küsib uuesti grillsüsi, seesama klient, siis me teame, et sellele kliendile võiks vastata GrillAppi toode. Ja siin on siis kenasti näha, et me suudame tuvastada nii teie ERP-i koodiga, kui ka hankija koodiga, kui ka semantilise otsinguga. Kui kasutaja poolt on kontroll tehtud, siis ta vajutab all paremal Send to ERP ja see informatsioon saadetakse majandustarkvarasse. Hetkel on mul majandustarkvarana kasutusel Directo, ehk siis kõik see informatsioon saadetakse Directosse, leetakse üles klient, pannakse külge tooted, kogused, kui nad on kenasti laos olemas, hinnad ja kõik see on ette tehtud. Siin jääb ainult lõppkasutajal informatsioon siis salvestada ja saata siis kliendile pakkumine. Ja kõik see võtab aega kuskil 30 sekundit, võrreldes sellega, kui peab võtma siis e-maili, peab võtma lahti majandustarkvara ja ühe kaupa rea haaval, kogus haaval selle informatsiooni sisestama süsteemi. Ja kui pakkumine on kliendile ära saadetud, siis tekib completed staatus, ehk siis selle päringuga on tegeletud ja kõik on valmis. Ja päringud töötavad nii PDF-iga, Exceliga, kirjeldusega, erinevate piltidega, et väga erinevaid lahendusi oleme läbi töödelnud ja AI töötab kenasti.